No nii, minu kõrval on nüüd Teet Margna ja muidugi me võiksime lõputult rääkida supersaadetest ja muidugi teie reis Argentiinasse on tõeline maiuspala, ma olen suur fänn, aga mina üllatan sind hoopis sellega, et jälgides sinu Facebooki, ma tean, et sul on üks suur mure meie noorte põlvkondade pärast, meie nutisõltuvuse pärast. Mis sind ajendas seda postitust tegema tõesti, et palun, minister Joller, tehke midagi, tehke meile ka mingisugused regulatsioonid? Ma lihtsalt olen tähele pannud, et sotsiaalmeedia sõltuvus, eriti laste puhul, on üle maailma pälvinud väga palju tähelepanu ja vastavalt sellele on erinevad riigid juba kohaldanud regulatsioone, millega siis piiratakse või mingil moel normeeritakse laste ja noorte sotsiaalmeedia kasutust. Ja hiljuti oli siis USAs ju suur kohtukeis, mille käigus siis ju Meta ja Alphabet said endale tõsised, mitte ainult süüdistused, vaid süüdimõistvad kohtuotsused, millega siis tõendati ju, et need sotsiaalmeedia platvormid on sõltuvust tekitavad. Ja mulle on jäänud mulje, et ma kuulen selle kohta lihtsalt Eesti ühiskonnas nagu vähe arutelu ja just valitsuse tasandil ma leian, et rohkem tahaks kuulda, et mõeldaks nende probleemide peale ja tehtaks midagi. Kuidas su enda lastega lood on? No, kas on väga muret tekitav, nad ei ole enam väikesed? On muret tekitav ja eks iga lapsevanem võitleb siis oma laste puhul nii palju kui oskab või suudab sellega või kuidas mingites peredes reeglid on seatud. Aga mina pean sellist mingeid piiranguid, et mitte öelda karmimaid piiranguid väga vajalikeks. Sa tunnetad, et sa ei saa enam kontakti oma lastega või et nad eelistavad mobiiliekraane sulle või mida sa märkad nagu täpsemalt? Mida sa märkad, et noored istuvad mobiilis, bussis, igal pool, suhtlust ei ole, suhteid ei ole? Ma märkan, et keskendumisvõime noorte puhul kipub olema nagu väga kehvake. Ja ma ei ole siin nagu suur spetsialist nüüd nagu kõigis detailides kaasa rääkima ja kommenteerima, ma ei ole ka ette valmistanud ennast nii põhjalikult praegu selleks teemaks. Aga ma näen ja ma tunnistan, et ka minu enda puhul, et ehkki ma scrollin niisama neid shorts'e suhteliselt vähe päevas, aga ma tunnistan, et ma kulutan mingisuguse osa oma igast päevast sellele. Ehkki ma loen ikkagi valdavalt pikemaid tekste ja tegelen e-kirjadele vastamisega ja muu sarnasega, kui ma telefonis olen sageli. Aga noorte puhul ikkagi needsamad TikTok, Snapchat, Insta ja jumal teab, terve rida erinevaid platvorme, mis röövivad laste tähelepanu ja võtavad neilt nagu selle oskuse lugeda pikemaid tekste, mõelda, keskenduda mingitele tõsistematele koolitöödele, eks ole. Et ma arvan, et see teema vajab käsitlemist. Täiesti mõistan, täiesti toetan, loodan, et sa sai ikka sellist positiivset vastuga ja ma nägin, et seal oli ka inimesi öeldi, et see on illusioon ja mis sa ikka halad? Ma arvan, et see on tõsine probleem ja nii nagu maailma sellises ajakirjanduses ja uurivas ajakirjanduses ja on ka juba viidatud, siis võrreldakse seda sama Meta ja Alphabeti kohtuotsust praegu seal Ameerika Ühendriikides sellise 80ndate aastate suure Big Tobacco case'iga, kus suurte tubakatefirmade lobitööst ei olnud enam abi, sest et 100 aastat tagasi ju inimesed arvasid, et suitsetamine on kasulik. Et tänasel päeval, naeruväärne, eks ole. Ja ühel hetkel siis tulidki need kohtuotsused nende sigareti ja tubakafirmade vastu, eks ole, et kuna see on inimesi kahjustav harjumus, eks ole, ja kui selle kohta ikkagi info on olemas ja et ka siis sotsiaalmeedia puhul, kui on seal valitsevad ohud, siis tuleb neid teadvustada ja nendega tuleb tegeleda. Vaatamata kõigele, ilusat õhtut sulle! Jaa, väga tõsine teema oli nüüd, aga Aga igal juhul tuleb teadvustada ja tuleb rääkida ka nendel teemadel. Tuleb absoluutselt, kui me tahame, et meie ülikoolidest tuleksid insenerid, bioloogid, keeleteadlased, luuletajad ja näitlejad või kes iganes, humanitaar- või reaalteaduste spetsialistid, meie oma eestlaste hulgast, oma toredate ja andekate laste hulgast, siis me peame sellele probleemile tähelepanu pöörama.